Mis on kvaliteedi hindamine kõrghariduses? Mida see tudengi jaoks tähendab? Eestis on üle 44 000 üliõpilase. Me teame, et igaüks neist soovib saada head haridust. Me oleme veendunud, et hea haridus aitab saavutada edu pärast kõrgkooli lõpetamist. Seetõttu on kõrghariduse kvaliteet oluline teema, millest sellel koolitusel lähemalt räägime. Laias laastus näitab kõrghariduse kvaliteet, kuivõrd aitavad õppekavad, õppejõud, õppimisvõimalused ja õppevahendid kõrgkoolis tudengil omandada vajalikke teadmisi ja oskusi. Kvaliteetsel kõrgharidusel on seega mitu eesmärki. Koolitada tudengeid aktiivseteks kodanikeks ja tulevaseks tööks, toetada nende isiklikku arengut, luua ulatuslik teadmiste baas ning hoogustada teadustegevust ja innovatsiooni. Kõrghariduse kvaliteediga on seotud palju osapooli. Eelkõige on kvaliteet õpetajate, õppijate ja kooli õpikeskkonna koostoime tulemus. Samas toetavad hariduse kvaliteeti mitmesugused üle-euroopalised kokkulepped. Eestis on kokkulepped kõrghariduse kvaliteedi osas kirjas näiteks kõrgharidusseaduses ja kõrgharidusstandardis. Kvaliteedi nimel töötame me ka Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuris ehk HAKAS. Meie igapäevane ülesanne on edendada hariduse, sealhulgas kõrghariduse kvaliteeti. Kvaliteedi edendamise üks osa on kvaliteedi hindamine. Oleme selgitanud välja erinevate osapoolte, sealhulgas tudengite, ootused ja kujundanud koos nende osapooltega täpsemad kokkulepped kõrghariduse hindamiseks. Me hindame regulaarselt kõikide Eesti kõrgkoolide õppe kvaliteeti ja ainult hindamised läbinud kõrgkoolid saavad kõrgharidust pakkuda. Seega võib iga Eesti kõrgkoolis õppiv tudeng olla kindel, et ta omandab hea hariduse. Kuidas kvaliteedi hindamine käib? Selle eest vastutame meie kvaliteediagentuuris. Me korraldame 3 liiki hindamisi. Õppekavagruppide esma- ja kordushindamine, institutsionaalne akrediteerimine ja temaatiline hindamine. Institutsionaalne akrediteerimine on kusjuures ainus hindamine, mida me regulaarselt läbi viime. Hindamistesse kaasame alati eksperte, sealhulgas tudengeid nii Eestist kui ka välismaalt. Selleks, et kõrgkool saaks pakkuda erinevaid õppekavasid, peab tal olema õppeõigus. Õppeõigus tähendab, et kõrgkool tohib pakkuda õpet mõnes kindlas õppekavagrupis ja õppeastmel. Õppekavagrupp on sarnaste õppekavade rühm. Näiteks sotsiaalteaduste õppekavagruppi kuuluvad sellised erialad nagu majandusteadus, sotsioloogia ja riigiteadused. Õiguse selles õppekavagrupis õpetamiseks saab kõrgkool siis, kui ta läbib õppekavagrupi esmahindamise. Õppeõiguse saamiseks esitab siis kõrgkool kõigepealt taotluse Haridus- ja Teadusministeeriumile. Seejärel korraldame meie HAKAS hindamise 3 valdkonnas. Me veendume, kas õppe kvaliteet vastab nõuetele. Lisaks sellele hindame me õppeks vajalike ressursside olemasolu ning õppe jätkusuutlikkust. Hindamise tulemusel valmib hindamisaruanne. Selle põhjal otsustab meie kõrghariduse hindamisnõukogu, kas teha haridus- ja teadusministrile ettepanek õppeõiguse andmiseks või mitte. Hindamisnõukogu võib ministrile teha ka ettepaneku anda õppeõigus 1–3 aastaks. Selline olukord võib tekkida, kui hindamisel ilmnes murekohti, millele kõrgkool veel tähelepanu pöörama peab. Pärast määratud aja möödumist hindame me õppekavagruppi uuesti. Suurel enamusel Eesti kõrgkoolidest ja nende õppekavagruppidest on tähtajatu õppeõigus. See tähendab riigipoolset usaldust kõrgkoolide suhtes, mis muuhulgas väljendub selles, et kõrgkoolid võivad nendes õppekavagruppides, kus õppeõigus olemas,
ilma välishindamiseta avada uusi õppekavasid. Uusi õppekavagruppe avatakse tegelikult meie kõrgkoolides suhteliselt harva ning seetõttu on viimastel aastatel keskmiselt läbi viidud 2–3 esmahindamist aastas. Lisaks õppekavagrupi esma- ja kordushindamisele korraldame me institutsionaalset akrediteerimist, mille eesmärk on toetada kõrgkoolide arengut. Kõik Eesti kõrgkoolid peavad akrediteerimise läbima vähemalt kord 7 aasta jooksul. Institutsionaalse akrediteerimise aluseks on 12 hindamisvaldkonda, näiteks kõrgkooli juhtimine, rahvusvahelistumine, õppejõud või õppimise tugisüsteemid. Valdkondadele hinnangute andmiseks toetume meie eelkõige kõrgkooli eneseanalüüsile ja kõrgkooli külastades hindamiskomisjoni poolt saadud teabele. Selle info abil analüüsime kõrgkooli tugevusi ja nõrkusi ning loomulikult anname soovitusi parendustegevusteks. Ka institutsionaalse hindamise tulemusel valmib hindamisaruanne, mille põhjal langetab hindamisotsuse meie kõrghariduse hindamisnõukogu. Nõukogu võib otsustada akrediteerida kõrgkool 7 või 3 aastaks või jätta akrediteering sootuks andmata. Tulemus sõltub sellest, milliseid tugevusi või nõrkusi hindamiskomisjon leidis. Nõukogu võib hindamisotsuse juurde seada ka mõne kõrvaltingimuse. See tähendab, et kõrgkool peab näiteks aasta möödudes meile tõendama, mida ta on teinud hindamisel leitud puuduste kõrvaldamiseks. 3. ja viimane hindamine kõrghariduses on temaatiline hindamine. Nagu nimigi ütleb, on selle hindamise fookuses kindel teema või valdkond, näiteks välisüliõpilaste õppimine Eestis. Temaatilisel hindamisel on mitmeid eesmärke, näiteks olukorra kaardistamine või heade praktikate jagamine. Temaatiline hindamine on kui uuring, mille abil kogutakse andmeid kõrgkoolidest üle Eesti. Selleks kasutatakse näiteks küsitlusi, intervjuusid ja külastusi kõrgkoolidesse. Hindamise viivad läbi eksperdid, kes koostavad selle põhjal aruande. Kokkuvõtvalt saame öelda, et kõrghariduse kvaliteeti hinnatakse Eestis mitmel moel. Kõigi hindamiste eesmärk on aga tegelikult üks: tagada, et iga õppija saaks parimat võimalikku õpet. Kuidas kvaliteedi hindamine mõjutab tudengi igapäevaõpielu? Kvaliteedi hindamisega ei puutu enamik tudengeid otseselt kunagi kokku, sest protsessid tavatudengini ei jõua. Tegelikult ei peagi jõudma. Küll aga tudengid, kes kuuluvad üliõpilasesindusse, on ilmselt suuremal või vähemal määral kaasatud, eriti näiteks institutsionaalsesse akrediteerimisse. Seda ikkagi selleks, et tudengite esindajad kõrgkoolis toimuvatesse olulistesse protsessidesse kaasatud oleks ning tudengite arvamused ja seisukohad kõlaksid. Kvaliteedi hindamisel on tegelikult tugev mõju tudengi igapäevaelule ja kogemusele kõrgkoolis. Hindamine tagab, et kõrgkool pakuks tudengile parimat võimalikku õpet. Näiteks institutsionaalse akrediteerimise käigus hinnatakse muu hulgas õppejõudusid, õppekavasid, tudengite hindamise korraldust ja õppimise tugisüsteeme. Need on teemad, millega tudeng igapäevaselt kokku puutub ning mis on tema õppimise alustaladeks. Kuidas saab tudeng selles kaasa lüüa? Aktiivsematel ning kõrghariduse kvaliteedi vastu huvi tundvatel tudengitel on võimalik osaleda teiste kõrgkoolide erinevates hindamisprotsessides. Nii institutsionaalse akrediteerimise, aga ka näiteks õppekavagrupi kvaliteedi hindamise komisjonides on alati tudengite esindaja olemas. Kui tunned valdkonna vastu huvi, võta ühendust Eesti Üliõpilaskondade Liiduga, kes sind juba edasi oskab suunata. Kõrgkoolides on aga loodud ka kõikidele tudengitele võimalus kõrghariduse kvaliteeti panustada, seda nimelt läbi tagasiside küsimustike.
kõrgkoolides on need erinevalt üles ehitatud. Tavaliselt tuleb küsimustikke täita iga semestri lõpus, aga võimalik, et tagasisidet kogutakse eraldi ka esmakursuslastelt ning lõpetajatelt. Mõnes kõrgkoolis on tagasiside küsimustike täitmine kohustuslik, mõnes teises vabatahtlik. Viimase variandi puhul on oluline roll üliõpilasesindusel, kes tagasiside küsimustike olulisust ja nende vastamist populariseerima peaks. Võta ühendust oma kõrgkooli üliõpilasesindusega juba täna ja seisa oma õiguste eest.